värav lahti. Ma arvan, et ma vaatasin lihtsalt, kas see oli, ma ei teadnud. Nii, kuuli seis on siis hetkel selline, et Kaido tiimil 3 väljas ja vastastel on 2 kuuli väljas. Kaido tegi asetuse ja viskas ära. Siis Kaido tiimil on 2 kuuli käes veel ja vastastel 4. Veiko läheb lööma. Ei läinud lööma, vaid hoopis läks asetama. Tundub, et on väike mõõdukoht. Ei teagi, mis nüüd oli, ei tulnud ilmselt, vahe oli piisavalt.
esimene voor. Nii, pool meetrit snadist siis paremale ja Toomase kord asetada. Esimene vise läks siis pikaks ja teine vise snadisse. Olav läheb lööma. Sest sinna vahele asetada on juba natukene sahi vihta ja 5-10 senti kuul vasakule kukkus pähe. Et peaaegu läks juba üle. Natukene naksas, aga vähe. Mati läheb asetab oma teise kuuli. Aga ka siiski pikaks, umbes 40 senti üles nadi paremale. Ivari kord asetada ja see läks nüüd kõige pikemaks. Ivari teine kuul jääb pisut kinni, kuigi kaugus on väga hea, siis vajutab vasakule poole umbes 40 senti. Ja nüüd on Ivari tiimi viimane kuul ja teisel tiimil on alles 4 kuuli käes. Ja Olav teeb väga hea asetuse. Veiko läheb lööma. Veiko 2, Kaidal 2. Kaugus väga hea, vasakult mööda. Ja teisega tabab. Kaidal 2 kuuli käes. 1 peal. Jääb lühikeseks.
tõenäoliselt ikkagi vist on 2, aga võin ka eksida siit. Jah, 2. Seis on 4-2 Ivarile. See vist jäi lühikeseks. 4, 5. See jäi lühikeseks. Anna julgelt, see kehv kohtamine seda anna julgelt. Suurepärane esetus siis Toomaselt, umbes 20 senti snadi ette paremale. Oi, kuidas mahtus see kuul veel läbi snadi ja Toomase kuuli vahel. Olav läheb lööma. Ja lühikese, et oli õnne, et oma maha ei tõmmanud tagant. Mati läheb asetama. Ja kuul jääb 4-30 senti, 35 senti snadist paremale üle. Ivari tiimil on käes 3 kuuli veel. Ivar teeb esimese asetuse. Ja see jääb lühikeseks. Ja kohe tuleb teine järgi. Ja see tuleb esimeseks. Olavil on 1 kuul käes. Veiko läheb lööma. Ja neil on Kaido tiimil on veel 5 kuuli. Kuul isegi saab väikse riibaka ühelt poolt ja teiselt poolt. 2 pauku, 2 auku, nagu ütles Veiko. 1 ühelt poolt, teine teiselt poolt lähedalt mööda. Kaido läheb esimesega lööma, neil on 3 kuuli veel käes ja Olavil on 1 kuul. Kaido lõi ka kuuli taha. Ütleme siis 4 kuuli. Või selle ära, see muideks võttis palju ära. Ivari kuul tõmbas 4 kuuli maha. Toomas läheb nüüd asetama, sest neil on 1 kuul platsil. Kuule, Tom, löö ka. Ei ole, meil on saanud hooga 3 selle. Löö. Meil on 1 kuul ka. Rohkem ei ole. Löö minema see kuul, vaatame, kas on paremad lööd kui meie. Ei riima,
Kaido tiim siis pani 5 auku ja nüüd on Olavi kord lüüa ja lööb oma eest, jäi lühikeseks ja saavad 1 punkti. Eesti koondis võitleb siin 18 auku ja võitleb. Aga veel mitte 20 auku. Seis on siis 2-5. Või tegelikult 5-2, oota, mul läks nüüd endal väga sassi. Kumb see juhtis? Üks hetk. Kes see juhtis? Ivar vist juhtis, jah. Sorry. 5-2. Jah. Vaatame, mis siin on. Jah, 5-2. Kõik õige. Umbes 35 paremale. Mati kord asetada. Aga sõidab oma kuuli otsa ja see oli piisavalt kaugel selleks, et peale ronida. Ivar läheb asetama. Kolmas kuul välja. Aga Ivar mängis julgelt ja ise läks peameeter pikaks. Teine võis ära tulla, aga võis ka pikaks minna. Mati mõõtis tollides ja tundub, et nüüd on Olavil 2 kuuli käes. Ja see jookseb natuke pikaks. Siin võib olla see, et Kaido tiimil võib veel 2 peal olla. Aga ma pead ei anna. Mati, kas sa mõõdad tollides või see? Hetkel on siis oli 2 peal, aga nüüd tõenäoliselt on siis 1 peal Kaido tiimil ja kuule on siis käes. Mitu tolli on, Mati?
Mitu? Mati mõõdab meil tollides. Kaido asetas teise sisse ja neil on veel 3 kuuli käes. Suurepärased 2 asetust Kaidolt, kes asetas mõlemad sisse. Hetkel on siis neid 3 tükki peal. Veikol on veel 2 kuuli käes. Ja hetkel siis 4 kuuli peal. Kas peab suurmeistril närv vastu ja asetab 5. ka ära. Veiko ei taha riskida ja läheb siit paremalt poolt. Saavad 4 punkti ja seis on siis 5-6 Ivari poolt vaadatuna. Ei riskitud sellega, et Snadi võiks liikuda. Umbes 3 meetrit Snadi ette. Ja Mati ringis. Ja sõidab täpselt Tommi kuuli pihta. Ivar asetama. Tahab ära teha selle. Ja Ivar ei eksi ja läks tsipakene või ta tuli 1,5 senti. Paned täitsa tema suuga, tema suuna juures läheb pikaks. See on hea. Kaido asetas siis 20 senti Snadist ja Mati läheb asetama. Ja kõps kivi pihta või kivi jäi alla ja ise läks tugevaks. Nüüd on vastastel 3 ja või mõlemal on 3 kuulid käes.
Ivar ikka pressib läbi ilusti. Ja Veiko läheb lööma. Veiko lõi ära ja 17 kraadi on siin kellal. Ja, no tegelikult mõlemale, et sinna nurka ka. See läheb mõlemat pidi nii siia poole ja sinna poole. Nüüd enam ei hakka tööle. Nüüd ta viskas välja, see tähendab, et nüüd on vaja välja. Ja, ma tean, kindlalt. Ja Olav teeb suurepärase asetuse. Ja Veiko läheb lööma. Siis jäävad kuulid veel 1-1. Koidal on 1 käes ja Olavil on 1 käes. Aga Veiko kuul jääb lühikeseks ja tõmbab Tommi kuuli maha. Ei oska teile salainfot anda, kas ta läheb nüüd lööma või asetama. Mulle tundub, et läheb lööma. Ja lõi niiviisi, et 3 peal umbes selle õnnestunud löök ehk Olavil on vaja siis asetada sisse. Kaido pani selle löögiga nüüd Olavi väikse surve alla. Ja asetas ära. Said 1 punkti 6-6. Kuus. Tegi 2 väga head asetust.
Räägitakse 3 punktist. Seis on 6-9 Ivari poolt vaadatuna. Suurepärane asetus, siuke 7-8 senti sellist. Ega siin muud teha ei ole ilmselt, kui Olav läheb lööma. Ja vaatame, kas Olavi närvid peavad vastu ja saab selle kuulile pihta ei saanud, snadi liikus, märgime snadi. Nüüd on Toomase kuul 20 senti snadi ees. Ja Mati on ringis, kes läheb siis asetama. Mati teeb asetuse, mis on siuke 50-55 senti snadist. Nüüd teisega kindlasti läheb ta julgelt selle peale mängima. See on nüüd natukene trajektooril ka, et seda lükata, siis peab tulema päris just siin tuleb üks julge vise teha. No jäi nõrgaks, sõitis enda kuulile pihta ja ise ei olnud piisavalt tugev, et sealt mööda joosta. Ja nüüd Ivar ringi.
ilmselt tuleb. Läks sinnapoole, läks ka Mati kooli lükkama. Aga nüüd ja teise ka, teise tuli siit poolt juba. Nüüd on viimane kuul Olavil ja vastastel on 5 kuuli käes. Noh, eks Olav vist ilmselt tuleb siit Ivari kuuli poolt. Ja läks natuke mööda, ei läinud kuuli pähe. Nüüd on Kaido tiimil 5 kuuli käes. 1 on peal. Jooksis mööda, 2 on peal. Suurepärane asetus. Ütleme siis niiviisi, et 4 kuulist on 2 tükki veel sisse vaja visata ja siis oleks see mäng tehtud. Kaido läheb ilmselt asetama, et veel ei ole põhjust midagi tüüa. Nüüd ilmselt on, see on 4. kuul. Neljas. Sinna hunnikus sellest vastu, siis tuleb seda nagu mäng. Kaido läheb asetama. No nii. Ütleme siis nii, et natuke suumin siia allapoole seda. Lähevad veel. Ei tulnud. Nüüd on nagu Peikon nüüd läheb siis no lähevad siis praegult maksimumi ründama, et Peiko läheb seda vastaste parimat kuuli lööma jätuga ja teebki selle ära, nii et see mäng lõppes siis tulemusega 13-6 Kaidole. Peiko suurepärane löök, lõi jäi ja saidki oma 4 punkti kätte. Mänguseis on nüüd 2-1, juhib Kaido tiim. Ja mis kell alustame? 12.50. Rohkem? Alustame kell 1. Mis kell alustame? 50. 12.50, 51, umbes sinna kanti tuleme tagasi 4. mängu juurde. Kas see siis lõpetab selle või tuleb ka veel 5? See sõltub siis juba mängu käigust. Praeguseks aitäh!